ärikäik. Head kuulajad, tere tulemast Ärikäigu 21. saatesse. Tänased saatejuhid on Marta Peril-Grauberg ja Berta Kortfelder. Ja tänases saates hakkame rääkima logistikast. Meil on külas logistikaettevõtte MyDello, üks 3 asutajast ja tänane juhatuse liige Magnus Lepasalu. Tere päevast! Tere päevast! Tänud kutsumast! Ja nagu ikka, siis siin saates me alustame algusest. Kust MyDello alguse sai? Jaa, no isegi võib siis natukene pikemalt ajast tagasi minna. Aasta oli siis 2004, kui ma lõpetasin Tartu Ülikooli majandusteaduskonna õpingud ja tegin mõnes mõttes sellise olulise otsuse oma elus, et hakkasin tööle logistikasektoris. Tegemist oli väikese ettevõttega Balti Logistika ja 5 aasta möödudes sellest alustamisest õnnestus mul tõusta ettevõtte juhatusse ka osanikuks saada. Ja sealt see teekond on kulgenud. Aga nüüd umbes siin 5 aastat tagasi võib-olla oli selline oluline moment meie äris, kus vaatasime ärile peale, et kus me siis omadega oleme, analüüsisime ja kuidagi jõudsime arusaamisele, et me teeme neid asju ikkagi täpselt samamoodi, kui mina alustasin 2004. Et võib-olla faksimasinat enam nii palju ei kasuta, aga kogu informatsiooni vahetus osapoolte vahel e-maili teel, telefoni teel, et selline tunne oli, et me oleme ikkagi teistest sektoritest oluliselt maha jäänud. Ja otsustasime hakata siis seda lahendama. Et logistikasektor on ju ääretult suur, üks maailma suurimaid sektoreid ja tuleb tõdeda, et globaalselt ongi ka teistest sektoritest digitaliseerimise poolest hoopis nagu madalamal tasemel, ütleme nii. Ja võtsime selle nii-öelda väljakutse vastu, et hakkasime digitaliseerimise probleemi lahendama. Alustasime sellest, et me juhtisime kasvavat logistikaettevõtet, et kuidas nüüd oma igapäevaseid operatsioone efektiivsemalt teha. Kuidas klientide jaoks globaalseid saadetisi lihtsamalt ja efektiivsemalt korraldada. Hakkasime ehitama endale tarkvara, millega oleks siis võimalik oma ärile uut nende boost'i või uut efektiivsust lisada ja teiselt poolt klientide jaoks elu lihtsamaks ja mugavamaks muuta. Aga selle arendustöö käigus me kuidagi jõudsime selliste unikaalsete lahendusteni, mis puudutasid just hinnapakkumiste tegemise automatiseerimist. Et täna MyDello suurim unikaalsus ongi, et me oleme ainukene selline platvorm maailmas, mis suudab ühe päringuga, klientil on vaja sisestada ainult saadetise lähtekoht, sihtkoht, selle saadetise maht ja kaal pakub kõik võimalikud erinevad transpordilahendused koos garanteeritud hindadega. Et täna siis meie teada ühtegi teist sellist platvormi ei ole olemas. Kes need teie olete, et kellega te selle MyDello asutasite? MyDellol on 3 asutajaliiget, me oleme kokku töötanud väga kaua aega. Joeliga tegelikult me alustasimegi koos samas ettevõttes 2004. Tema küll 3 kuud varem, nii et tema on oluliselt staažikam minust. Siimu liitus ka meiega juba 12 aastat tagasi, nii et meie nii-öelda poistebänd on päris pikalt kokku mänginud ja MyDello nii jõudsimegi selle ideeni 5 aastat tagasi ja ta kasvaski välja nii-öelda spin-offina meie siis olemasolevast traditsioonilisest logistikärist. Te hakkasite seal seda asja arendama ja siis väljusite 3-kesi? Ei mitte ainult 3-kesi, vaid ka olemasolevikud osanikud. Aga jah, et see on täiesti uus ärisuund, mille me siis põhiärist lõime lahku. Kas siis see teine äri ikka veel nagu kestab teil? Kas te ikka või on MyDello saanud selliseks põhitegevuseks nüüd? Teine ettevõte toimib edukalt edasi ja teenindab oma kliente traditsioonilisi meetodeid pidi, ütleme nii. Aga kuidas see ikkagi on niimoodi, et tõesti, et maailma üks suurimaid valdkondi ja mingis mõttes ikkagi just mis puudutab sellist, ma ei tea, paberivabadust ja mingit sellist head tehnoloogilist lahendust, et seda ei olnud olemas
et noh, see tundub kuidagi nagu kummaline. Täpselt nii, et tegelikult see probleem, mida me lahendame, on ilmselge, et see sektor isegi võib-olla karjus selle vajaduse ja muudatuse järele. See oli jälle 5 aastat tagasi, kui toimus logistika aastakonverents, 20. logistika aastakonverents. Ja vahetult enne seda ilmus Arno Küti artikkel Äripäevas, et logistikud kaovad varsti nagu taksofirmade kiisud. Ja mina juhtusin esinema siis sellel logistika aastakonverentsil, sest samal laval ma tegelikult vaidlesin selle väitele väga vastu. Sellepärast, et see on väga kompleksne maailm, globaalne logistika, seal on väga palju erinevaid osapooli, kelle digitaliseerituse tase on hästi erinev. Seal vahel on riigid, erinevad kultuurikeskkonnad, poliitikad, riigid selles mõttes, kes tahavad kontrollida kaubavahetust ja makse koguda. Et seal on hästi palju komplekssust. Seda on püütud loomulikult ajas lahendada ja on erinevate tulemusteni ka jõutud. Aga selle poole pealt, et pakkuda klientidele koheselt kõiki transpordiliike, et selliseid veel ei ole suudetud nii-öelda ühele platvormil nii-öelda kokku tuua seda teadmust. No nüüd te olete sinna jõudnud oma arengus, et noh, kuidas te kirjeldaksite seda, et seda teie teenust, et mida klient seal tegema peab ja kuidas te jõudsite sellise lihtsa lahenduseni, et noh, et seal taga ongi tõesti nagu väga keeruline maailm, et aga klient, kui ta seda asja vaatab, see tundub lihtne. Jah, see eesmärk on, et Maidello, tegelikult me oleme veokorraldusettevõte, aga me oleme digitaalne veokorraldaja, ehk see tähendab seda, et paljud meie protsessid on digitaliseeritud või automatiseeritud. Et mida see siis annab? Et kasutajale et see meie kõige peamine eristuvus on see, et kui huviline tuleb meie portaali, muide selle kasutamine on siis kõigile tasuta, et meil ei ole mingit kuupõhist tasu, vaid makstakse ainult siis, kui leitakse endale sobiv lahendus. Ehk seda võib võrrelda siis Skyscanneriga näiteks. Et klient, kasutaja tuleb meie portaali, sisestab saadetise lähtekoha ja sihtkoha. See on seotud nüüd Google aadressimootoriga, et seda on üsna lihtne nagu teha. Ja mida me veel vajame on siis selle saadetise kaal, palju ta tegelikult kaalub ja maht. On võimalik sisestada ka mõõtmed ja täpsemad andmed, aga põhimõtteliselt lahendusega kalkuleerimiseks me seda vaja ei ole. Ja kui need andmed on sisestatud, siis tegelikult vähem kui 7 sekundiga kuvatakse siis kõik võimalikud erinevad transpordiviisid, mis selle 2 punkti vahel on olemas. Et toome sellise näite, et tootmisettevõtte Tallinnas, Volta kvartalis, soovib tuua oma Hiina tarnija käest mingit komponente Shanghaist. Ta teab, et see on üks alusetäis kaupa, kaalub 150 kilo, ta sisestab need andmed sinna ja 5 sekundiga tal on ülevaade, et kui ta tahab seda tuua nüüd kiire lennutranspordiga, siis ta peab selle eest käima nii palju välja. Aeglasem lennutransport, mõnevõrra soodsam. Kui tal on rohkem aega, 2 kuud umbes, mis on praegune meretranspordi aeg, siis ta saab meretranspordi lahenduse. Lisaks on seal veel võimalus ka selline vahepealne raudtee lahendus, mis on üsna populaarseks läinud tegelikult Hiina suunal just. Aga kas see on siis niimoodi, et nagu see teie lahendus annab talle nagu, või pakub talle nagu selle võimaluse ja siis ta peab ise minema ja nagu bookima selle transpordi või siis see juhtub ka teie keskkonnas? Jah, see on väga hea küsimus ja sellele ma tahtsin ka jõuda, et see on ka nüüd suurim erinevus, mis meil on tegelikult, kui Skyscanneri näidet tuua. Et meie võtame täieliku vastutuse selle saadetise korraldamise eest ja kogu veoprotsessi jooksul meie jääme peamiseks kontaktiks kliendile. Ehk me oleme täielik 100% veokorraldaja kliendi jaoks. Aga kuidas need nagu veondusettevõtted, mis seda vedu siis nagu päriselt tegema hakkavad, et kas teil on nagu nendega eelnevad lepingud
või kas te siis lähete ja siis sõlmite selle lepingu või kuidas see käib? Ja meie süsteemiga on praegu liidestatud või liitunud kokku üle 200 erineva teenusepakkuja. Et mis on veel Maidello unikaalsus, et seesama näide saadetise transport Hiinast Eestisse. Et mida me teeme, me arutame kogu selle veoahela nii-öelda osadeks, tükkideks. Et kes teeb pealekorje Hiina pool, üleüldse millisest lennujaamast on mõistlik seda välja saata, tihtilugu kalkuleerime erinevad lahendused, kas seda Pekingi kaudu tuua või Shanghai kaudu, siis millised need põhiveo lennuliinid on, kuhu ta maandub Euroopas ja millised sealt siis järgmised sammud on. Ja tegelikult selle ühe saadetise korraldamisel võib osaleda üle 10 erineva partneri. Ja meie siis ei ole nagu see, kes me läheme ühe mingi suure veofirma poole, küsime tal täis lahenduse uksest ukseni, vaid meie töö ongi, et me paneme erinevatest lülidest, erinevatest partneritest kogu selle lahenduse kokku. Et seda see meie automaatika või meie tehnoloogia teeb. Aga kuidas see süsteem teil nagu alguses või üles on ehitatud, et millest te alustasite? Mis olid need esimesed sammud, et üldse selleni jõuda, et kas kõigepealt on vaja sul seda partnerettevõtet või klienti? No, tõsi on see, et me oleme siin kogu oma selle aastate jooksul kogunenud teadmuse sisse pannud, üritanud selle siis digitaalsele kujule viia. Jah, et me alustasime tegelikult sellest, et nagu ma ütlesin, et me hakkasime tegema endale töövahendit, millega igapäevatööd efektiivsemalt teha, saadetisi korraldada. Ja me jätsime täiesti kõrvale selle, mis meil oli olemasolev süsteem, mis oli ka kunagi ammu ise arendatud ja täiesti ajale jalgu jäänud ja hakkasime täiesti nullist pihta. Hakkasime kirjeldama kasutajalugusid, meie kasutajate poolt suhtlesime klientidega ja me saime kokku rohkem kui 800 tegelikult kasutuslugu, mis on üsna märkimisväärne arv. Ja selle pealt siis struktureerisime ja koostasime selle lähteülesande, kust me siis pihta alustasime oma arendusega. Aga te 2018 nagu alustasite selle Maidelloga, et millal te jõudsite esimeste klientide ja esimeste nagu päris vedudeni nii-öelda? Ja, et turule me jõudsime platvormiga 2021 suve alguses, aprillikuu lõpusest. Ja. Et see oli siis see, kui me ütlesime välja, et nüüd on avatud kasutamiseks ja sealt siis hakkas vaikselt see kasutajaskond kasvama. Kas te mäletate ka neid esimesi teie platvormi kaudu tehtud tellimusi, et kust, kuhu ja mida saadeti? Nii täpselt ausalt öeldes ei mäleta, aga arvatavasti, kuna meie fookus on olnud alati just pikamaa vedudel, ehk ise ütleme, kuhu ookean vahele jääb või mandrite vaheline transport, et siis suure tõenäosusega, kuna peaaegu kolmandik meil liigub Aasia ja Euroopa vahele, et siis ta võis olla sealt Hiina suunalt. Ja nüüd on teil ju Hiinas ka endal kontor, esindus olemas. Ja tõsi, et Hiinas Shenzheni linnas on meil oma kontor ja see just selle sama põhjendusega, et kuna Euroopa ettevõtetel on väga palju tarneid Hiinast Euroopa poole, et see annabki meile sellise paindlikkuse ja parema kontrolli kogu veoahela üle. Kas te seda mäletate, et kus te tundsite, et teeme täiega õiget asja, et mingi selline esimene eduelamus või kuidagi, et jaa, me oleme õigel teel ja seda on päriselt vaja maailmale? Jah, et tegelikult seda on pidevalt vaja nagu kuulda. Eks see peegeldub äritulemustes ühelt poolt, aga teiselt poolt ka see, et me oleme pidevalt oma klientidega kontaktis, me küsime tagasisidet ja rõõm on tõdeda, et öeldakse, et põhimõtteliselt seda on oodatud, et see ongi hästi loogiline lahendus ja nagu tänatakse lihtsalt, et see on nagu ära lahendatud. Aga kas teil üldse konkurente ka on ja kui on, siis kes on teie konkurendid? Me kohalikul tasemel või siin Põhja-Euroopa pool me selliseid otseseid konkurente ei ole. Globaalselt üks tuntumaid on Flexport, kes on kasvanud juba väga-väga suureks
mitu tuhat inimest, mitmekordne ükssarvik. Aga nende fookus on just suuresti Aasia ja Põhja-Ameerika vahelisel transpordil. Nad küll üritavad kanda kinnitada ka Euroopas, aga jah, senimaani meil väga suurt nii-öelda kokkupuudet veel nendega pole olnud. Ma küsiks selle nurga alt ka, et noh, kuna seda teie lahendust ei olnud nii kaua või noh, ise ütlesite ka, et see logistikasektor on nii nagu ajale jalgu jäänud nii-öelda, et kas siis te olete tundnud ka nagu vastuseisu või vastumeelsust teie selle toote osas sükestelt vanakooli vedajatelt nii-öelda, et me oleme kogu aeg ilma hakkama saanud, et mida te siin nüüd tulete ajama? Ja kindlasti see mingi kontingent, kes mitte ainult vedajate poolt, aga tegelikult klientide poolt, kes ei ole sellistele uuendustele nii vastuvõtlikud ja see on täiesti okei. Kui me võrdlemegi jällegi ennast Skyscanneriga, siis mulle meeldib tuua sellist näidet, et lähmegi ajast tagasi, näiteks 2004, kui ma alustasin, et kui sa sellel aastal soovisid oma perega minna puhkusereisile, näiteks Floridasse, kuskile Miami hotelli, et mis siis selleks oli vaja teha? Sul oli vaja võtta ühendust veokorraldajatega, et reisifirmadega, saata neile päring meili teel või helistada, siis oodata mõnda aega ja siis sa said erinevad pakkumised siis lennupiletitele, hotellivaliku, mingid transferteenused, võib-olla veel mingid lisateenused, sa pidid neid kõike võrdlema ja siis enda jaoks parima nagu valiku tegema. Tegelikult logistikasektor täna toimetab täpselt samamoodi, et kui sul on vaja saata siit kaupa praegu sinna sama Miami hotelli, siis sa pead e-posti teel võtma ühendust erinevate veokorraldajatega, kes sulle siis pakuvad erinevad lahendused, mida sa pead võrdlema, et enda jaoks siis see parim lahendus leida. Ja aga kui me vaatame, et tänapäeval on ka ikkagi mingi kontingent inimesi, kellega meeldib reisikorraldajaga suhelda, eks ju. Ta saab personaalse teeninduse ja kõik on nagu õnnelikud. Nii et mõned jäävadki sinna, kus nad on, aga kas teil on õnnestunud just seda tehnoloogia usku pöörata ka kedagi ära? Ja seda juhtub, ma arvan, igapäevaselt, et eks see on loomulikult selline meie pidev teavitustöö, klientide nõustamine, nende probleemidest arusaamine ja üritada siis pakkuda neile lahendusi, mis aitavad nende elu efektiivsemaks teha ja oma äri eesmärke siis paremini saavutada. Eks just tänases majanduskeskkonnas, kus just tööstussektor, eks ju, kas nüüd vireleb, aga ütleme, on päris tõsistes raskustes, siis seal on see logistika komponent nende väärtusahelas üsna olulisel kohal, et siis ka üritatakse seal kogu aeg efektiivsemaid ja kulusäästlikumaid lahendusi leida. Et teile on siis praegu hea aeg? Ma arvan küll, et seda näitavad ka meie numbrid, et üldine turutrend on ikkagi tugevalt allapoole, siis meie oleme suutnud kasvada. Aga samas siin näiteks just Aurora läks hiljuti põhja, et te olete ju natuke samas sellises sektoris. Tegelikult jah, see Aurora lugu on üldse väga kahetsusväärne ja arusaamatu minu jaoks, et seda ma pigem ei kommenteeriks, et nad loomulikult lahendasid hoopis teistsugust probleemi, mis on seotud üldse tollivormistusega, aga sellegipoolest jah, et midagi seal ikkagi juhtimises tehti kardinaalselt valesti. Aga kas te nagu kardate, et kuna see Aurora läks nagu läks, et kas siis võib-olla läheb teil näiteks raha kaasamine raskemaks? Raha kaasamine meil just nüüd õnnestus eelmisel kuul. Et see oli meie jaoks esimene, et siiamaani me olime oma kapitalil toimetanud. Väga huvitav protsess oli muide, selle läbitegemine andis meile väga palju väärtust tegelikult ka äri edasi arendamiseks. Aga otseselt, ta võib-olla mingi varju nüüd lisab, aga meie praegune lead-investor on mitte Eesti päritolu, vaid mujalt ja ka ma näen, et pigem kui me jätkame oma kasvu, siis meie järgmise raundi investor tuleb juba sellised logistikaspetsiifilisest kes on spetsialiseerunud just selle tarneahela ja logistika maailmale.
aga räägiks natukene sellest Superhero Capitali investeeringust 1,25 miljonit, et kuidas te selleni jõudsite ja mis teil plaanis on sellega? Et ma arvan, et see meie teekond siin oli suhteliselt traditsiooniline, vähemalt nii palju, kui me oleme teiste kogemuslugusid kuulnud. Reaalselt me selle raha kaasamise protsessiga alustasime kevadel, märtsikuus, Startup Tale Tartus. Aga enne seda tegelikult me olime käinud väga palju just sellistel üritustel, kus startup ettevõtted ja investorid koos käivad nii Tallinnas, Tartus kui siin Baltikumis, Soomes ja juba selliseid suhteid soojendanud erinevate huvitatud osapooltega. Ja nüüd, kui me reaalselt jõudsime hetke, kus otsustasime, et jah, meie asi töötab, me tahame seda äri nüüd uutele turgudele laiendada, me vajame lisakapitali, et siis meil mõnes mõttes oli nagu lihtsam, et investorid paljud juba teadsid meid, me saime näidata jälle värskeid tulemusi, rääkida, mis me vahepeal teinud oleme ja sealt need arengud nii-öelda järgmistesse etappidesse jõudsid, ja Superhero on jah, meid algusest peale, mida me teeme, on neile meeldinud. Nad näevad ka, et see on väga suur turg, kus on tohutu võimalus peidus ja nii me nendega kokkuleppele jõudsime. Te olete siin nüüd peaaegu siis 2,5 aastat nüüd olnud oma tootega turul, et kuidas teil läheb praegu? Ma vaatasin, et teil käive on siin võrreldes 2021 aastaga mitmekordistunud ju. Ja päris algusaastaga võib-olla ongi halb võrrelda, aga sellist vähemalt 2-kordset kasvu me aastas tahame näidata. Praegu me müüme oma toodet aktiivselt 4 turul, lisaks 3 Balti riigile siis Rootsis. Hiina üksus, mida varem sai mainitud, on rohkem meil siin operatsiooniline, et selle Hiina poolel me otsest kliendile suunatud müüki veel ei tee. Ja nüüd jah, et selle kaasatud kapitaliga üks eesmärk on siis Maidello viia juba uutele järgmistele turgudele. Kuhu? Et laienemisstrateegia meil on tegelikult selline, et me laieneme nii-öelda lähiturgudele. Et kuna logistikas meie äri efektiivsus üks oluline komponent on kaubamahtude see on halb sõnaga konsolideerimine või siis, et paljude väiksemate saatiste kogumine kokku ja nad saata siis ütleme lennuki peal näiteks kui üks suur saadetis. Ja kui me nüüd ja meie jah, see strateegia näeb ette seda, et esiteks meil on väga lihtne nüüd lähedale asuvatele turgudele neid lahendusi üles ehitada, sest kogu see ahel kuni Euroopani näiteks või Hiina, Euroopa, Põhja-Ameerika, Euroopa vahel on suhteliselt sama, et me peame liitma sinna juurde ainult selle viimase last mile'i põhimõtteliselt. Ja kui me nüüd siia samma juurde toome uut kaubamahtu, siis hakkavad ka teised riigid ja teised kasutajad tegelikult sellest võitma nagu. Aga järgmised riigid jah, et Holland on üks radaril kindlasti, kuna ta on selline suur transporti sõlmpunkt ja ka meie kaubad paljud liiguvad sealt läbi ja võib-olla ka meie põhjanaabrid soomlased, et kas me nüüd enne järgmist raundi jõuame Soome, aga loodame, et me teeme selle ära. Aga enne kui teil laienete välismaale, et kuidas teil on, et kas te tunnete, et Eesti turu näiteks, koduturu olete niimoodi ära võitnud juba piisaval tasemel? Tegelikult ongi see, et me oleme ikkagi veel väike ettevõte, väga väike, et võttes seda, mis see turu suurus on ja see ärivõimalus ka siin meie olemasolevate turgudele, siis meil on veel väga palju vaja tööd teha. Ja seetõttu me ka otseselt nüüd ei kiirusta uutele turgudele minemisega, vaid et arendame oma tooteid ja kanaleid klientideni jõudmiseks siinpool edasi. Millega te tegelete niimoodi igapäevaselt hetkel, et mis teil on sellised käimasolevad arendused või projektid? Ja tihti startup ettevõtetele on kohane, et on liiga palju korraga käsil, aga üks väga äge ja oluline projekt, mis meil nüüd praegu fookuses on kuidas lihtsustada
ettevõtte suhtlust transpordi osas oma tarnijatega. Ehk sama näide, et kui Eesti mingil tootmisettevõttel on näiteks Aasia pool 10 või mitukümmend erinevat tarnijat, kus ta siis oma komponente või tootmissisendeid ostab. Et mille me nüüd oleme valmis saanud, et seesama tootmisettevõte saab võimaldada oma tarnijatele sellise piiratud ligipääsu meie süsteemi ja tarnijad siis ise saavad alustada selle saadetise. Saavad sisestada kõik selle saadetise andmed, lisada dokumendid, mis on vajalikud selle saatmiseks ja nüüd sellele logistikajuhile siinpool tuleb teavitus, et selline saatis on seal valmis ja transpordi lahendused või need võimalikud transpordi hinnad ja transiitajad on sellised ja ta teeb nende vahelt valiku, klikib ja põhimõtteliselt see saadetis hakkab liikuma. Ehk see on jälle üks näide, et kuidas me protsessidesse efektiivsust juurde toome ja vähendame e-kirja nagu mahtu, mis meie äris on väga-väga suur. Kui suur tiim teil praegu on? Kõik kokku arvestada ka see Hiina? Hiinas on meil 5 inimest ja kokku on natukene üle 20, kas 22 praegu on meid. Et kõik siis logistikaspetsialistid või müügiga tegelevad inimesed. Aga mis on praeguses niimoodi nii-öelda ärietapis teie jaoks nagu peamised väljakutsed? Ma arvan, et see ongi ikkagi klientide kaasamine. Et eriti, ütleme, jah, me oleme suutnud kasvada, aga praeguses turu olukord on väga keeruline. Et kõigil logistikaettevõtetel on raske, mis tähendab seda, et kõik käivad mööda klienti ringi ja üritavad nagu äri leida. Eks me teeme sama, et loomulikult me üritame jõuda klientidega ja teha seda teavitust läbi elektrooniliste kanalite, aga ütleme selliseid olulisemaid ja suuremaid projekte ikkagi tuleb laua taga arutada ja need sõlmida näost näkku. Et tegemist on ikkagi inimesed inimesele äriga lõppkokkuvõttes. Aga jah, et me peamine ongi tegeleme nende erinevate kanalitega, kuidas nende kõige väärtuslikumate klientideni jõuda, eriti Rootsis, mis on meie jaoks uus ja põnev turg ja kus ärikultuur on ikkagi mõnevõrra teistsugune kui meil Baltikumis. Milline on selline hea klient ja kui suur kliendi baas teil hetkel on? Kasutajate arv meil on ületanud 5000 piiri. Kasutajad, et ühes ettevõttes võib olla mitu kasutajat, et siis ettevõtteid on seal 4000 pluss. Neid aktiivseid kasutajaid igakuiselt loomulikult on vähem, et see aga ütleme ideaalne klient või selline target klient meie jaoks on mingi tööstus- ja tootmisettevõte või hulgikaubandusettevõte, kes osaleb globaalses tarneahelas, kes transpordib oma sisendit, komponente kuskilt kaugematest piirkondadest või siis kelle kliendid asuvad üle maailma laiali. Ja kellel on siis regulaarne vajadus nende saadetiste korraldamiseks ja haldamiseks. Te mainisite, et logistikasektoris on praegu keeruline, et ma saan aru, et Eestis on see sellepärast, et Vene suund kukkus ära suuresti. Aga kas on muid põhjuseid ja kas on ka globaalsem nii-öelda? Ja tegemist on globaalse teemaga kindlasti. Jah, et paljusid ettevõtteid mõjutas ka meie transiidimahtude ärakukkumine, aga et kuna me oleme igapäevaselt ühenduses oma Hiina poolega, et siis mis on maailma nii-öelda tootmiskeskus, et siis on väga selge trend praegu kaubamahtude vähenemisele, hinnad on tulnud koroonaeelsele tasemele või veel madalamale, ja pidev selline kaubaruumi ülepakkumine, et Ameerika suunal on juba asjad paremad, kuidagi seal on see nõudlus taastunud paremini, aga Euroopa suunal on ikkagi suhteliselt kehva. Kuhu see liigub praegu, läheb veel halvemaks või mida te prognoosite? Jah, need prognoose on raske teha, pigem siin kiiret paranemist küll näha ei ole, et pigem need mahud langevad siin vähemalt kuni siin Hiina uusaastani ja eks siis ole kevadel näha, mis saama hakkab, loodetavasti ikka mingi selginemine või paranemine hakkab siin aset leidma.
aga praegu läänemaailmas on tulemas ju jõulud, kas see kuidagi ei mõjuta seda olukorda? No kindlasti mõjutab, et aga paljud jõulukaubad on juba ära liikunud, eriti mis meretranspordiga, need on juba ammu teel meie poole, et ja siin jah, et mõnevõrra aktiivsem see november tuleb kindlasti, et ka lennukiga ja kullersaadetisi kindlasti liigub väga suures mahus rohkem, et see on hoopis teine maailm, jah. Aga me võiks nüüd vaadata natuke ka tuleviku poole, et see on niisugune klassikaline küsimus idude ja startupide puhul, aga millal te siis kasumisse kavatsete jõuda? Jaa, et tegelikult me oleme oma selle finantsplaani niimoodi üles ehitanud, et me jõuame nulli, ütleme järgmise aasta lõpuks. Et jah, et meie, see alati nagu sõltub, et kuidas äri läheb, millised nüüd ambitsioonid meil vahepeal tekivad. Et ega startup, meie ärimudel on tegelikult selgelt kasumlik, aga lihtsalt me investeerime praegu niivõrd palju kasvu ja tahame kiiremini jõuda kaugemale, nii-öelda seetõttu me praegu siis vajasime ka seda lisaraha, et neid järgmiseid samme ja hüppeid teha. Kus te siis nagu järgmise aasta lõpus nii-öelda peaksite olema, et jõuda siis nulli? Mis on need nagu eesmärgid, mis tuleb saavutada selleks ajaks? See on peaaegu 2-kordne kasv nüüd võrreldes käesoleva aastaga ja käibe mõttes tähendab see siin umbes natukene alla 10 miljonilist käivet. Realistlik? Kindlasti. Aga mis teil nagu veel nii-öelda arenguplaanid on, et milline võiks olla teie olukord nii-öelda 2, 3, 5 aasta pärast, kus te võiksite tegutseda? Kas on veel mingid ärisuundi, mida avada? Meie üldine visioon või nägemus on see, et tegelikult see globaalne kaubavedu ühel hetkel muutub täisautomaatseks, mis tähendab seda, et see inimfaktor seal vahel muutub päris pisikeseks, ainult nagu eri case'ide jaoks. Et ma arvan, et me olemegi nagu pioneerid sellel teel, et mingid tükke me oleme juba automatiseerinud, et see, et praegu kasutaja meie portaali kaudu neid päringuid siis nii-öelda sisestab, et tegelikult meil on juba pilootprojektid siis, kuidas me saame selle info automaatselt kliendi süsteemist, kui kliendil on mingi saatis valmis, me saame andmed, kuhu ta peab minema, mis on tema mahud, mõõtmed ja kaal ja saadame otse nende süsteemi siis lahendused nagu vastu. Ja kogu see, üks pool on see, mis on kliendil näha ja teine on nüüd see, et mis meie maja sees toimub, et kuidas reaalselt see saatise korraldamine käib. Et ka täna me julgen öelda, et peaaegu 2 korda me oleme mõõtnud, et meie MyDello inimene suudab teha peaaegu 2 korda rohkem saadetisi ühes tunnis kui tavapärane logistika, ütleme traditsioonilises logistikaettevõttes. Et kuna ka palju meie sisemisi tööprotsessi on automatiseeritud, ei ole mingit ühtegi numbrit, ühtegi andmeid ei ole vaja topelt sisestada, kui nad on ükskord juba süsteemi pandud. Ja kogu kommunikatsioon nüüd erinevate nende allvedajatega muutub järjest digitaalsemaks ja automatiseeritumaks nagu. Aga jah, et kuna sinna jõuda, et kas see on 5 aastat või 10, siis pigem ma arvan, et pigem läheb nagu kauem, et kuna neid osapooli on tõesti nii palju ja see on ka riikide ülene, et see ei ole ainult see, et kui hästi me Eestis on ettevõtted oma süsteemid digitaliseerinud, vaid see on tegemist globaalse nagu probleemiga, globaalse teemaga. Aga ütleme, et mõtleme nagu riikide mõttes, et kus te tahaksite, mis riikidesse sooviksite nagu tegutseda, ütleme 5 aasta pärast? Meie eesmärk ei saa olla väiksem kui kasvada globaalseks logistikaettevõtteks. Et jah, meie laienemisstrateegia on siis nii-öelda territoriaalselt lähiriikidesse, aga nii me siis tahamegi oma harusid siin laiali ajada, et esmalt Euroopas, aga kindlasti 5 aasta pärast ma arvan, et meil on päris palju kontorid juba ka Põhja-Ameerikas. Et me oleme sellise suure ampsu võtnud ammustada,
aga see jah, et see tagasiside, mis me klientidelt saame ja see entusiasm, mis meie tiimil on, me tõesti tunneme, et me oleme nagu õigel rajal. Ja aga me oleme alles selle raja ikkagi väga-väga alguses, et väga palju on minna, aga meil on selline suhteliselt selge roadmap ees ja selged ideed, et kuidas nagu järgmistele leveliteni kasvada, et eks ole näha siis, kuidas me sellega hakkama saame. Tiimist rääkides, et kuidas te hoiate seda entusiasmi või mis on see teie käivitaja? Ikka see usk, teeme head asja? No täpselt, et mõnes mõttes me oleme ikkagi revolutsionäärid, et me selgelt oleme sellest stagneerunud sektorist nagu vastu astunud ja teeme midagi täiesti teisiti. Uut moodi ja ma arvan, et need tiimiliikmed, kes meil on, et need kõik väga tunnevad seda ja on uhkusega nagu seda visiooni ellu viimas. Et seda nagu igapäevast on nagu tore näha, et tuleks siis selle nii-öelda lõpuküsimuse juurde, et meil siin Äriühu saates on traditsiooniline küsimus, et rääkige kõige lahedam lugu oma ettevõtte suvepäevadelt. Jaa, et kuna meie ajalugu ongi väga lühike olnud, siis tegelikult me üritame kogu tiimiga kohtuda kuskil koos vähemalt 2 korda aastas, et meil on talvel, nimetame talveseminari, kus me siis võtame eelneva perioodi kokku eelmise aasta ja siis räägime uue aasta suurematest ja olulisematest plaanidest. See on natukene ametlikum, millele alati järgneb ka mitteametlik osa, aga suvel on siis puhtalt jah, et suve üritus ja täiesti vabas vormis, mõnus. Nüüd meie ellu jäidki need koroona-aastad, et siis võib-olla meeldejäävam ongi, et kui meil olid suvepäevad siis, kus me olime kõik erinevates riikides, meil oli 4 riigi siis sealhulgas Hiina ühised suvepäevad, kus me siis tegelikult omavahel suhtlesime ekraani vahendusel. Et see ei meelde, aga kindlasti ütleme tiimi seda energiat ja võib-olla seda nagu tavapärast vurtsuselt nagu ei saanud, et loodetavasti edaspidi ja saame ikkagi kõik need näost näkku teha, need üritused. Aga tavaliselt jah, et need on, et pärast suvepäevi nagu pole mõtet töötada rahulolu-uuringut teha, et siis need tulemused on nagu alati 100% lähedased, et mitte need muidu ei oleks tegelikult, aga jah, et see annab alati sellise lisa poweri kõigile. Okei, aga aitäh teile tulemast ja aitäh ka kõikidele kuulajatele. Ärikäik.